Kui sa arvad, et on normaalne, kui tüdrukuid hoitakse puurides, siis sa ei pea seda videot vaatama. Sa võid edasi kerida. Aga kui sa arvad, et selles väites on midagi natuke valesti või kui sulle tundub, et mõte tüdrukutest koos koertega, ütleme nii, on natuke probleemne, siis peaksid sa siia jääma. Sest just see ongi praegu Ühendkuningriigis tegelikult toimumas ja valitsus varjab seda sinu eest teadlikult. Sest grooming-jõukude olukord on palju hullem, kui meil on räägitud. Ja seetõttu pead sa end selles osas harima, sest see võitlus on päris võitlus. See pole enam lihtsalt teooria. Tere tulemast saatesse The Pushback. Mina olen Meira ka. Esiteks, Kindlasti vajuta tellimise nuppu, et end vaimselt ette valmistada. See video ajab sind oksele. Soovin tänada 260 974 Briti meest ja naist, kes allkirjastasid petitsiooni, et see arutelu saaks siin saalis toimuda. See arutelu käib nende üle. nagu sa õigesti ütled, see ei puuduta poliitikat. Ma tahan, et maailm kuuleks seda, mida meie kuulsime nende 2 nädala jooksul meie sõltumatu uurimise kuulamistel. Uurimine, mida poleks kunagi vaja läinud. Olgu, kui sa veel ei tea sellest grooming-jõukude teemast, mis Ühendkuningriigis toimub, siis seal on toimunud noorte tüdrukute süstemaatiline ärakasutamine ja jah, peamiselt ebaseaduslike sisserändajate poolt. Ja valitsus on selle kohta vaikinud. See mees, Rupert Lowe, otsustas, et aitab küll ja viis läbi oma uurimise selle kohta, kus 100 inimesed tulid ja jagasid oma lugusid. Ja nüüd ta võtab mõned neist lugudest meile kokku. See on lausa šokeeriv. Sooviksin öelda, et see on liialdus, aga see pole isegi vähimalgi määral nii. Ma siiralt kutsun seda parlamenti üles kuulama, nende vaprate ellujäänute tunnistusi ja tegutsema, lõpuks ometi tegutsema. Kuulake siis nende vaprate ellujäänute tunnistusi. Esimene tunnistus. Nii nad alustasidki. Nad tõid välja pudeli Jack Danielsi, mis on nüüd tühi, ja nad ulatasid selle mulle. Nad murdsid pitseri lahti, ta oli seal. Sel hetkel olin ma 12 või 13. 13. Veel üks tunnistus. Mehed hoidsid mind kinni, kui nad kordamööda sundisid mind oraalseksi tegema ja kordamööda hoidsid kinni mu käsi ja jalgu. Kui rünnak lõppes, lõid mehed mind korduvalt, ähvardasid mind üles leida ja kahjustada mind ning mu lähedasi, kui ma kunagi kellelegi räägin, mis juhtus. Kommentaarid olid veel. Kogu aeg tehti kommentaare, mis sellele viitasid. Valgeid tüdrukuid, kristlikke tüdrukuid peeti vähem moraalseteks või madalamate väärtustega, samas kui moslemi tüdrukuid kirjeldasid mõned mehed kui väärikamaid ja kõrgema moraaliga. Neid võrdlusi kasutati selle õigustamiseks, kuidas mind koheldi, ning et mind veelgi rohkem alandada ja kontrollida. Veel üks, ta oli ise valge naine, keda ma arvan, et võidi samuti mõjutada või ära kasutada. And has obviously now married into the family, shouting obscenities at us. Throughout the whole sentencing, she was constantly saying, liars, lying white. She said to me that God will be the witness for what happens to me. Another. Race did play a part and motivated the selection or demographic of the victims. Throughout my exploitation, the other girls I encountered, or who were alongside me, were almost exclusively white. Another, she had a baby by him, and his dad was an imam. His dad knew, and he got his son married and said that he wasn't allowed to see the child. They look after their own community. Another. Over the course of the I was by multiple police officers in different parts of the country. Riik. Mul on halb olla. Mul on halb olla. Kas sa suudad ette kujutada, et oled noor tüdruk, kes teab, et süsteem, mis peaks sind kaitsma, need inimesed, need politseinikud, kelle poole sa pöörduksid, kellele sa helistaksid, et öelda, et midagi on juhtunud, nemad on need, kes sind vägistavad. Nad kaitsevad omaenda kogukonda. Kas me saa aru, kui palju me oleme omaenda kogukonda alt vedanud?
Ja kuidas nad jälgivad seda ning jälgivad selle loo ümber valitsevat vaikust, et kui jälle poleks olnud X-i, siis me lihtsalt ei teaks sellest midagi. Ja nad mõtlevad endamisi, et me võime selle kopeerida ja kleepida ükskõik millisesse teise tsivilisatsiooni, sest neid ei huvita, neil on kõik tõendid olemas. Neil on kõik raportid selle kohta olemas, neil on kõik need tüdrukud, kes on vapralt välja tulnud. Ja valitsus ei tee midagi, sest meil on piisavalt poliitilist võimu, nii et me võime seda lihtsalt mujal uuesti rakendada. Kas me ei mõista, et see on tegelik oht igale ühiskonnale? Veel üks. Ta kustutas sigareti beebi näol. Veel üks. Ta kustutas sigareti beebi näol. Veel üks. See algas, kui ma olin 13-aastane. Mind vägistas tõenäoliselt umbes 600 või 700 erinevat meest 3 aasta jooksul. Veel üks. Nad signaalitasid auto pasunaga ja siis viidi laps lastekodu töötaja poolt esiuksele. Veritsesin nii tupest kui ka pärakust ja olin nii paistes, et ei saanud istuda. Ma ütlesin haigla töötajatele, et mu jooki oli midagi pandud ja ma ei teadnud, mis juhtus, sest ma kartsin tõtt rääkida. Nad ei küsinud ühtegi küsimust. Nad andsid mulle tablette ja kirjutasid mu haiglast välja. Ma olin 15-aastane. Olin 15-aastane. Kuidas nad said jätta küsimata? Veel üks. Asjad läksid eriti hulluks eidi ja pühade ajal. Peod muutusid suuremaks, hullemaks ja vägivaldsemaks. Rohkem inimesi, rohkem tüdrukuid. Peod olid lihtsalt suuremad. Peod olid lihtsalt suuremad. Veel üks. Peamine vastuolu, mis mul usuga tekkis, oli see, et ma kasvasin üles kristlasena. Ma kandsin oma risti, sest see oli minu jaoks väga eriline. Seda kasutati lihtsalt selleks, et mind murda. Nad ütlesid, kus su Jumal nüüd on? Kas su Jumal on su hüljanud? Veel üks. Veel üks. Kõigis kodudes, kuhu ma sattusin, olid ainult valged tüdrukud. Ma mäletan, kuidas üks mees avas kaubiku tagaukse ja ma nägin 15-20 tüdrukut, kes olid lukustatud koerapuuridesse. Koerapuuridesse. Veel üks. Toodi koerad ja ma ei saanud üldse liikuda. Mul polnud kuhugi liikuda. Ma arvan, et kõige hirmutavam oligi see, et mul polnud sellest mingit aimu. Minu ümber olid mehed, kes ei olnud ei hirmunud ega vastikust tundnud. Ei aidanud, vaid filmisid ja naersid. Nad tegid panuseid selle peale, kas koer suudab mind tegelikult vägistada või mitte. Ja jah, ma olin tõesti koera ohver. Mees hoidis lihtsalt mu nägu, vaatas mulle otse silma ja tahtis näha, kuidas ma murdun, ja ta nägi seda. Teine asi, ma tahan lihtsalt, et see lõppeks ja ei juhtuks enam ühegi teise lapsega ning et inimesed päriselt tegutseksid, midagi teeksid ja lõpetaksid hirmu tundmise. Nii hirmul ma võiksin jätkata tundide kaupa. Kõigil meil selles hoones on kohustus lõpuks tegutseda. Mitte rääkida, vaid tegutseda. Meie jõukude uurimise aruanne avaldatakse lähiajal. See muudab Suurbritanniat jäädavalt. Aitäh, jäädavalt. Aitäh, aitäh. Ma ei jää tihti sõnatuks. Ja tead, mis selle juures nii vastik on? Ma pean lihtsalt korraks nutma. Tead, mis selle juures nii vastik on see, et enamik neist kuritegelikest jõukudest on Pakistani sisserändajate juhitud. Lihtne, kerge, aga sa ei tohi seda öelda. Kui sa julged seda öelda, kui sa tõesti julged seda öelda, siis sind tembeldatakse islamofoobiks. Ja nad väidavad isegi parlamendis, et kui sa ütled midagi nende kuritegelike jõukude kohta, oled sa islamofoob. Vaatame seda korraks. Jaa. Ja juba esimesel aastal viis see 500 vahistamiseni ja kaitses üle 4000 tüdruku. Me oleme selle üle uhked, kuid sellest ei piisanud kaugeltki. Aga lihtsalt selle eest, et julgesin tõtt rääkida. Et need olid rassistlikud kuriteod sellistes kohtades nagu Rotherham, mille pani toime peamiselt Pakistani moslemitest mehed valgete tüdrukute vastu. Rünnati mind islamofoobias süüdistamisega. Öeldi, et võimendan rassistliku paremäärmusliku narratiivi. Ja seda ütlesid, pean ütlema, minu enda konservatiivse partei kolleegid. Kas lugupeetud härra nõustub, et etnilisuse raporteerimine on õige? See on hädavajalik, kui tahame võidelda institutsionaalse hirmu vastu. Suur aitäh! Politsei
sotsiaaltöötajate, koolide ning osa meie meedia ja erakondade seas. Ja kui me tahame ohvritele õiglust, jah, me peame sellega tegelema, sest kuula seda hullumeelset lugu. rahaühiskondadest, sest oleks nilbe poliitika ja nilbe poliitiline otsus teha miljoneid inimesi puudutavaid üldistusi meie ühiskonna umbes 16 000 kõige pahelisema inimese kuritegude põhjal. Nii et kui inimesed nõuavad täpselt seda Pakistani, moslemi, Aasia või migrantide kogukondade suhtes, siis nad ei järgi tõendeid. Nad paljastavad eelarvamusi. Neid ei huvita laste kaitsmine. Neid huvitab diolch yn fawr iawn. See ei tähenda, et me ignoreerime asiaatide, moslemite, välismaalaste või kellegi teise kaasamist. See tähendab vastupidist. See tähendab, et me uurime seda kõike. See tähendab, et me esitame kõigile süüdistuse. Mis selle juures huvitav on see, et see mees on Pakistanist. Üllatus, üllatus. Tema piirkond, pealinn Bradford, on sõna otseses mõttes pakistanlasi täis. Ja ta väidab seal neid rumalaid, naeruväärseid asju, et ei tohi öelda, et seda teevad pakistanlased. Sa pead olema selge, et see on rassiline, see on äärmus parempoolne narratiiv moslemite sihtimiseks. Moslemite. See on lihtsalt hullumeelne. Vaata seda. See on otsene kaader tüdrukust, keda tänavalt jõuga ära tiritakse. Vaata, kui palju inimesi on läheduses. Ja nad lihtsalt ei tee midagi. See on probleem sisserändega, probleem, et ühiskonnad kardavad oma tüdrukuid kaitsta. Ja selle probleemi kõige suurem näitaja ongi see, et selline hullumeelne ja pöörane lugu on olemas. On tuhandeid tunnistusi, mis on sõna otseses mõttes südant pahaks ajavad, igaüks neist eraldi. Ja see lihtsalt lükatakse vaiba alla, sest kui sellest rääkida, siis kõlad nagu rassist. See ei saa nii jätkuda. Mitte miski sellest ei saa nii jätkuda. See lihtsalt ei saa jätkuda. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.